No sotsiaalmeedias pole keeruline liikuda fitnessist ja heaolust vandenõuteooriate ja antisemiitluseni. Vastavalt Combat Anti-Antisemitism Movementi uurimiskeskuse uuele uuringule võib Instagrami soovituste algoritm hõlpsasti suunata kasutajaid peavoolusisust vihkavale materjalile ja isegi natsipropagandale. Uuringus kasutati 2 neutraalset Instagrami kontot, mis jälgisid fitnessi ja heaolu mõjutajaid. Ilma ühegi aktiivse kasutajapoolse kavatsuseta näidati mõlemale kontole juba esimese 2 päeva jooksul vihakõnet ja vandenõuteooriaid propageerivat sisu. 3. päevaks oli üle 1/3 sisust selgesõnaliselt antisemiitlik. Niinimetatud narratiivsed sillad, nagu usaldamatus meditsiinitööstuse vastu, panid palli veerema. Süsteemivastasest sisust jõuti vandenõuteooriate ja selge vihana väljendatud antisemiitliku sisuni. Meiega liitub, et sellest rohkem rääkida doktor Assaf Ramirovski, organisatsiooni Scholars for Peace in the Middle East tegevdirektor. Siin kulus vaid 3 päeva, et liikuda treeningust vihakõneni. Mis siin toimub ja kuidas täpselt saab seda sotsiaalmeedias ennetada? Aitäh nagu alati, et mind kutsusite. Meil on siin tegemist antisemitismi normaliseerimise protsessiga, kasutades kõiki sotsiaalmeedia vahendeid. Me elame infomeelelahutuse ajastul ja kõik reageerivad sellele, mida nad peavad antisemitismi ökosüsteemiks. See on osa tagasilöögist ja taustast, mis tegelikult võimaldas selle, mida te täna poliitiliselt näete. Ja mürgisusest Ameerika Ühendriikides seoses sellega, milliseid kandidaate valitakse, teate küll, kus antisemitism on lahutamatu osa progressiivsest ringkonnast ja demokraatlikust parteist laiemalt. Aga kogu see idee siin, et see, mida me siin nägime, sarnased pildid nagu laagrites pärast 7. oktoobrit, see jätkub ja õitseb edasi. Ja nagu näha, ei ole palju vaja, et see vallanduks. Me nägime sarnaseid pilte enne Iisraeli päevaparaadi New Yorgis. Kõik see toimub kohese rahulduse nimel ja lõppkokkuvõttes faktid ei loe. Ja ma arvan, et see ongi asja tuum. Me peame olema vastutustundlikud nende platvormide kasutamisel ja looma tegeliku konteksti, sest seda praegu ei eksisteeri. Ja tegelikult on mõjutajad need, kes neid narratiive juhivad, millel puudub igasugune kontekst, nagu hiljuti taas näitas Nicholas Christophi artikkel Now Blood Libel ajalehes New York Times. Kõigi nende antisemiitlike stereotüüpidega, mis levivad igal pool. See levib sotsiaalmeedias kiiresti ja inimesed tegutsevad selle põhjal, mis ongi peamine mure ning käituvad vägivaldselt, nagu nägite teie klipist New Yorgis. Mida saavad kasutajad siis teha, et olla vastutustundlikud? Kui neile näidatakse sellist materjali ja nad ei tea, kas see on päris või võlts, siis mida nad saavad teha, et olla vastutustundlikumad kasutajad? Vaadake, ma arvan, et kontekst on oluline, info on oluline ja pole ühtegi allikat, mis annaks vastuse kõigele. See tähendab, et ka ettevõtetel endil lasub vastutus. Ma arvan, et me peame sellest rääkima. Meta ja teiste sotsiaalmeedia platvormide vastutus seoses nende kohustusega eemaldada viha ja diskrimineerimine nendelt platvormidelt, mida nende enda süsteemid sageli võimendavad, ning nende probleemide likvideerimine. Me nägime sarnaseid muresid kohe pärast 7. oktoober ja seda, kuidas TikToki kuritarvitati Hamasi propaganda võimendamiseks. Tead, opositsioon töötab selle ööpäeva ringselt 24/7. Hamasil ja moslemi vennaskonnal on Ameerika Ühendriikides ja kogu Euroopas tohutu aparaat ning nad kasutavad ja kuritarvitavad seda. Ja just nemad mõjutavad nooremat põlvkonda, kes tõesti neelab selle kõik alla ja usub seda jäägitult. Nii et see on tõsine mure, mis puudutab nii ettevõtteid endid, aga algab ka kodust ja haridusasutustest. Et kehtestada tegelikult kontrollimehhanismid selle kohta, mis on päriselt tõde ja mis on propaganda. Ja see on tõesti üsna sisifoose töö ohjata seda massiivset süsteemi, kui kõik elavad internetis ja kasutavad oma telefone, et määrata kuidas, kus ja millal nad äri ajavad. See on suur ülesanne, kuid esimene samm on sellest rääkimine. Doktor Assaf Ramirovski on väga hea meel, et olete meiega i24 News Englishis, et arutada seda olulist teemat. Aitäh, et olite meiega.